Tere, head YouTube'i vaatajad, ilusat pühapäeva ja mis kõige olulisem meie jaoks on see, et märtsikuu kevad on saabunud. Minu tänasteks saatekülaliseks on minu paremal käel Vampola Kolpakov, tere Vampola, ettevõtja. Ja, minu vasakul käel Andro Roos, tere Andro. tere. Tema on siis Tartu linna Keskerakonna piirkonna esimees. No me ei hakka täna sellest rääkima, et reedel oli siis Washingtonis siuke väikene sõnelus ja me räägime sellest, mis täna toimub. Ja minu jaoks on kurb see, et meie tänased Eesti Vabariigi juhid eesotsas presidentiga ja peaministri ja Riigikogu esimehega tahavad sõda jätkata. Millega see kõik võib meie jaoks lõppeda, kui me nii innukad ja rumalalt mõtleme? Vampola. Üks inimene taha on oraakel ja vastuseid kõigile küsimust teab ainult Jumal. Ma olen seda vähemalt 10 korda siinsamas saateski öelnud, aga alati võib eeldada ja need eeldused tarvitsevad alati kõige hullematki olla. 95% tõenäosusega ei juhtu mitte midagi. Läheb lihtsalt torm veeklaasis, ma mõtlen Eestit, lihtsalt läheb üle ja veeklaasis vesi rahuneb. Inimesed, kes seda seal vett sogaseks püüsid ajada, need jätkavad oma igapäevase tegevusega poliitpropagandistidena. Selge on see, et president Zelenskit Valges majas enam vastu ei võeta. Seal tuleb välja mõelda mingid muud kombinatsioonid. Valge maja ei anna seda sellist käitumist andeks mitte iialgi ja kui ta isegi annaks, siis ta devalveeriks oma väärtust tugevalt. Ja ärgem ikka unustagem, et USA on maailma kõige suurem majandus, 227 triljoni dollariga ja selle 350 miljonit inimest. Ta on igas mõttes maailma juhtriik, kaasa arvatud ka NATO juhtriik. 90% NATO võimekusest moodustab Ameerika Ühendriikide sõjaline võimekus. Ameerika Ühendriigid näiteks omavad 4400 lahingulennukit valmisolekus, mis asuvad lennukikandjatel või maal. Minu teada Euroopas on kokku neid lennukeid vist mingi 600 kõigil kokku. Nii et väga raske on eirata Ameerika Ühendriikid kui NATO ühte põhilist koostisosa. Lisaks majanduslikule asjale ka sõjalises mõttes. Ameerika Ühendriikide sõjaline eelarve on 850 miljardit, läheneb triljonile. Euroopa riikidest suurim sõjaline eelarve on 2%, brittidel on 2% on mingisugune 70–75 miljardit dollarit. Et öelda, et me ise kõik lahendame ära ja kõik läheb hästi ja üleüldse ameeriklaste asemel otsime uue vaba maailma liidri, peab olema väga julge või siis väga lolli, kes niisuguse arvamusega välja tuleb. Andro, milleks oli vaja siis Suurbritannia peaministril ja Prantsuse presidendil hakata kohe siis nagu liidriteks, et sõjategevust Ukrainas jätkata. Milleks seda neile vaja oli? Kui ma siin Vampola sõnasabast kinni võtan, siis vaba maailma üks liider, kes tahaks ilmselt see olla, on Kaja Kallas. Et see olekski nagu see, et ilmselt on nii mitmedki hääli olnud, et teda nagu Euroopa kõrge välisesindaja toolil nagu sobivaks ei peeta, ega ta ei olegi seal sobiv, lihtsalt poliitiliste kombinatsioonidega sinna saanud. Sõjaprintsess oli ta meil. Vaata, Saakashvili sai ju kunagi, oli Gruusia president, aga tegi karjääri, sai Odessa kuberneriks. Grusiin ukrainlaste oblasti kuberneriks, aga võib-olla, kui Zelenskit on nimetatud siin nagu vaba maailma liidriks kõik need 4 aastat või 3 aastat, palju see sõda siin käinud on, siis võib-olla järgmine ametipost olekski Kaja Kallasel nagu Ukraina president, mis siis, et eestlane nagu, aga võiks olla Ukraina president ja sellega vaba maailma liider, nii nagu ta soovib.
aga noh, see on muidu sihuke naljajutt, mis ei tähenda seda, et see ühel hetkel võibki tõsi olla nagu. Et saabki nagu siukse edutamise, tegelikult tagandamise kaudu, et mingisugune positsioon tuleb inimesel ju ette näha, aga kuna ta ütleme ikkagi poliitiline kombinaator on ja ütleme, midagi tuleb inimesel ette näha, et päris ei saa ära saata, et siis ühel hetkel sihuke jaburlus võibki nagu tõeks saada. Aga noh, miks on eurooplastel vaja siin kokku leppida kangesti, ongi nagu jonnist. Kogu aeg on räägitud, 3 aastat on räägitud seda juttu, et sõda on vaja võita ja on jäädud uskuma nagu iseenda propagandat. Noh, tänu Donald Trumpi tegevusele võib nüüd sellest nagu vabamalt rääkida, et mitte saada nagu ütlen putinisti silti otsa ette. Aga eks Euroopa ja väga paljud inimesed ongi jäänud uskuma nagu siis seda propagandat, et noh, Venemaa on ilma põhjuseta sõja alustanud. Ja kuna ta täiesti ilma põhjuseta on alustanud, et noh, sisuliselt hull on nagu eesotsas ja tuli lihtsalt ärkas hommikul üles, tegi sõja, mingid põhjusid seal nagu ei olnudki, siis see hull tuleb nagu peatada ja õiglus tuleb jalule seada. Noh, muidugi see tõsiselt võetav jutt ei ole, sellepärast, et isegi inimeste omavahelised tülid, kui me toome nagu väikese tasandi, ei juhtu tavaliselt niimoodi, et keegi tuleb sul tänaval vastu ja lihtsalt lööb jala pannaga näkku, et noh, see asi võib juhtuda. Aga noh, siis on see nagu meditsiiniline probleem ja ütleme noh, sellisel juhul küll, aga enamasti ju niimoodi ikkagi ei ole, et kui me tänaval käime, keegi kannaga näkku saab, siis seal on mingisugune eellugu ja on ka järellugu. Nii et noh, Donald Trump on püüdnud vaadata seda sõja tekkimist mõlema poole pealt, et mis on selle eellugu, püüda minna juurteni, aga Euroopa ei taha seda nagu siiamaani teha. Ja eks ta vanast inertsist või jonnist püüab nagu õigustada seda lähenemist, et noh, et on agressor, kes on ilma põhjuseta sõja alustanud ja nüüd on see agressor vaja nui neljaks peatada. Ja no eks seal taga on nagu see ka, et ma arvan, et seda ei saa nagu mitte välja toomata jätta, näiteks Eesti 200, kes sai parlamenti puhtalt Ukraina hüsteeria tõttu, Ukraina sõja hüsteeria tõttu, mis oli sõja ärimeeste ja sõjapoliitikute üles köetud, inimeste emotsioonid olid üles köetud, annetati, annetusrahade liikumist ei ole ju siiamaani uuritud või see uurimine ei ole vähemalt kuhugile jõudnud, aga fakt on see, et Eesti 200 inimesed, 16 tükki, istuvad Lehtme häältega peamiselt seal sees, noh mõni nagu Tanel Tein näiteks, noh temal on oma hääled, aga enamik, kes seal istuvad, noh nemad on ikkagi Lehtme häältega sisse tõmmatud. Ja Eesti 200 omakorda on Reformierakonna osakond, sama kontserni üks väikene tütarettevõte, mis tõttu üldse tekkis olukord näiteks Eestis, kuna see Ukraina sõda tekkis, et 2/3 parlamendist lõppkokkuvõttes ongi Reformierakonna käpa all ja Reformierakond saab teha seda, mida ta saab teha. Lisaks on rahaliikumised, kus on ka välja tulnud seda, et pool rahast näiteks, mis USA on andnud, on tagasi liikunud USA-sse endasse, noh mingisugustele ideoloogilistele ühingutele või äriühingutele. Ja noh, kes toetavad demokraate, seda ei ole vist vajagi nagu öelda. Aga küllap on see samamoodi ka teistes riikides, ka Euroopas. Ja võikski küsida, et aga palju Reformierakond ise on saanud tagasi. Ja miks ei taheta lõpetada? Palju relvasid on jäänud rindele, aga palju on smuugeldatud näiteks teistesse sõjakolletesse, kes selle pealt raha on saanud. Nii et seal on väga palju asju, miks ei taha Zelenski sõda lõpetada, miks ei taha Euroopa liidrid sõda lõpetada, miks ei taha Ameerika sõjapartei lõpetada seda sõda. Seal on isiklikud huvid, kuigi terve mõistus ütleks ju seda, et see sõda perspektiivis ei saa nagunii mitte kuhugile mujale jõuda kui Ukraina riikluse hävitamiseni juba kas või sellepärast, et massid Venemaa ja Ukraina vahel on niivõrd erinevad. Kui Ukraina otsustab võidelda viimase veretilgani, siis genofond saab lõpuks nagu otsa. Ja Ukraina riiklus juba sellepärast ei saa püsida, isegi kui mingil imekombel, kui sinna rahastatakse ja pomme ja relvi juurde ostetakse, et Ukraina mingisugusel imekombel nagu selle siis ka võidaks. Noh, taastaks oma endised piirid, aga kus on see genofond või see rahvastik, kes hakkab Ukraina päraselt edasi viima. Nii et no need on sellised minu mõtted. No Vabal, ma küsin sinu käest, et paar päeva tagasi teatas meie
endine peaminister Kaja Kallas, kes on nüüd Euroopa Liidu kõrge välisesindaja, et Euroopal on vaja uut juhti, mis ta selle all mõtles, mida küll aru saab? Ta mõtles, et vabal maailmal on vaja uut juhti, kuna Trump ei kõlba enam selleks uueks juhiks, see on üldine arusaamine, seal ühines selle deklaratsiooniga enamus Euroopa riike, Austraalia, siis Lõuna-Korea ja noh, terve emotsionaalsete väljaütlemiste laine käis üle terve maailma. Ja selle juures ma jällegi jätkan sealt, kus Andro poole jättis, ma juhin tähelepanu, et sõditakse ressurssidega, mitte emotsioonidega. Näiteks võtame tagasi teise maailmasõja ja brittide invasiooni, Briti-Ameerika vägede invasiooni Normandias, mida juhtis tolleaegne marssal Montgomery. Roosevelt ja Churchill surusid Montgomeryt alates kuskil jaanuarikuust 1944. Alusta, poliitiliselt on see vajalik, alusta, venelased liiguvad kiiresti edasi, Poolas korrastades seismast, läksid edasi, venelased olid peaaegu juba jõudnud Poola piiri peale, Poola-Saksamaa piirile, et alusta, Montgomery ütles mitte mingil juhul, ma alustan pihta siis, kui ma olen kogu oma varustuse, nii palju kui mul täpselt vaja on, selle lahingu võitmiseks kokku ajanud, toimetanud vajalikesse kohtadesse, vajalikesse ladudesse, ma olen formeerinud oma armee, ma olen ta välja õpetanud, siis ma alustan ja ma alustan seda niimoodi, et ma võidan selle sõja. Ja see oli Montgomery vastus ja ajalugu näitas, et tal oli õigus. Täpselt sama on ka siin. Ressursside poolest Ukraina sisemaine kogutoodang enne venelaste sissetungi algust oli $171 miljardit. Venelastel oli ta tol ajal 1,8 triljonit, praegu on ta 2,1 triljonit, need venelaste majandus on kõvasti kasvanud selle 3 aasta jooksul. Ukraina majandus on kõvasti kahanenud. Rahva arvu poolest venelastel on 140 miljonit, millest on võimalik mobiliseerida umbes 37 miljonit ja ukrainlastel on järgi jäänud, elab sees praegu 29 miljonit, millest võimalik mob-reserv on umbes 3 miljonit. Vahed on 10-kordsed. Tähendab, kui eesmärgiks ja igal sõjal peab olema sõjalisel aktsioonil, peab olema oma eesmärk. Milline on oma eesmärk? Kui eesmärgiks on Ukraina abiga võita Venemaa ehk purustada Venemaa, no ütleme avameelselt, see on suhteliselt, ilma USA-ta on see Mission Impossible täiesti võimatu missioon. Euroopa abiga me toodame juurde väga palju tinakirste. Aga samas lahingu pratstarmi on vaja, territooriumi on vaja, kus sõditakse, tänase territoorium on olemas. Jah, võõraste kätega ja häda on selles, et Euroopale ei ole ka relvi anda. Kui USA nüüd peaks mingi põhjuse selle relvatarnet katkestama, siis Euroopale endal relvi anda ei ole. Tuletame meelde, kui Liibüa, Prantsusmaa, Sarkozy presidentuuri ajal läks Liibüat pommitama, siis teisel päeval said pommid otsa, helistati osasse ja paluti neil jätkata 3. päevas. Pomm enam ei olnud. Et ega siis sõjaline võimekus nüüd Prantsusmaal eriti kasvanud ei ole vahepeal. Meil on väga palju juttu siin Euroopas, kõik võimalikke jutte. Ja meil on üleüldse palju juttu, aga meil ei ole ressurssi. Ja mida kaugemale nihkub see sõja algus, seda ähmasemaks muutub kogu selle asja eesmärk. Ilmselge on see, et meil ei ole õnnestunud 3 aasta jooksul, NATO-l ei ole õnnestunud suruda Venemaad palvili. No ei ole, tehke mis tahate, aga me võime siin endale vastu rinda taguda ja öelda, et NATO on saavutanud mingid edu, tegelikult on asi täpselt vastupidi, Venemaal liigub seal Ukrainas tõsi aeglaselt, aga ta liigub edasi. Nüüd ja see, et seal mõned üksikud naftatehased vahepeal pihta saavad pihta, parandatakse ära, töötavad edasi. Sellest nüüd ei ole küll midagi, seal põlengu käigus mõnikümmend tuhat tonni naftasadrusid põleb ära, sellest ka midagi häda. Et neil ei löönud isegi, majandust ei löönud isegi seisma see, kui Belgias arestiti nende $200 miljardit nende valuuta ja kullavaru, mis seisab senimani kinni Belgia spetsialiseeritud rahalisi tehingud vahendavas firmas.
ta on arestitud ja mille kohta Euroopa Liit, mille intressitulude toel Euroopa Liit laenab raha Ukrainale. Ta ei anna mitte Ukrainale mitte abi, vaid ta laenab raha ja selle tagatiseks on need intressitulud, mis tulevad selle Vene raha pööritamiselt siis maailmaturgudel, 200 miljardit. Ja ühel hetkel see tagatis võib olla olemata, kui need uuesti lahti külmutatakse või lahti tehakse ja ütleme selline külmutamine üldse rahvusvaheliste lepingute järgi võib-olla õigusvastaseks kuulutatakse, mis ei ole võimatu. Ei no küsimus ei ole mitte selles, küsimus on kaasa arvatud ka see, et igasugune rahvusvaheline tegevus, aga no belglased on need, kes käte ja jalgadega sõdivad selle külmutamise, selle nii-öelda selle väga paljud inimesed eesotsas meie suurepärase sõjaprintssi Kaja Kallasega tahavad selle raha rekvireerida, anda Ukrainale. Belglased on need, kes käte ja jalgadega sõdivad sellele vastu. Küsimus on selles, et selles rahvusvahelises arvelduskeskus on 7 triljonit dollarit rahalise väärtuse. Ja see 7 triljonit dollarit, need ei kuulu ainult üksinde Venemaale. Venemaa osa on seal piiskmeres. Seal on hiinlaste raha, seal on saudide raha, seal on üle maailma mitmete riikide raha. Ja need ütlevad, kallid sõbrad, kui me selle ära võtame ja kaotame oma usaldusväärsuse. See tähendab seda, keegi meie kaudu arveldada ei taha. Ja mis me siis pihta hakkame? Et noh, seal on selle küsimusega seal on küsimusi rohkem kui rubla eest. Aga ma juhin tähelepanu, et isegi selle 200 miljardi euro kasutamine, see on nibin-nabin see 8-aastane Eesti riigi sisemajandus koguprodukt ja umbes 12-aastane Eesti riigieelarve kulu. Isegi sellega ei suudetud peatada Vene sõjamasinat. No midagi peab olema siis viltum selles samases majanduspoliitikas. Ja Trumpi initsiatiivil püütakse nüüd selles sõjas saada mingisugustki tulemust. Ja ma ei taha kommenteerida neid reaktsioone, sest et igasugune suhtumine sellesse, mis toimus seal reede, on inimese sügavalt individuaalne asi ja see on minu enda teada, mis mina sellest suhtun ja ma ei taha seda jagada. Küll aga ma tahan juhtida lugupeetud kuulajaskonna tähelepanu sellele, kes täna istuvad Trumpiga ühe laua taga ja kes moodustavad tema reaalse toetajaskonna. Tahaks nimetada seda, et reaalse toetajaskonna moodustab maailma kõige rikkam inimene Elon Musk koos oma Tesla, SpaceXi ja Starlinki süsteemiga, mille Starlinki süsteemi peatamine Ukrainas viib armee absoluutsele kollapsile. Ka armee kaotab omavahel absoluutset side. No nad ei ole seda tänaseni teinud, järelikult nad on mõistusega inimesed, näevad, see on lapsik tegevus, mis seal toimub, nad ei hakka inimesi tapma selle pärast. Aga see tähendab armeele tohutut lööki, see Starlink näiteks kinni panna praegu. Trumpi ka ühes majanduspoliitikat ajavas meeskonnas on ka Meta asutaja Zuckerberg, seal on Jeff Bezos, seal on Oracle'i inimesed, seal on SoftBank Jaapanist. Kokkuvõtvalt seisab tema taga umbes 10 triljonit dollarit raha ja ma ei ütleks, et need 10 triljonit dollarit on kõik väga rumalad inimesed ja toimetavad ainult väga rumalad asju. Et siin on see point, millest peab aru saama enne, kui hakata sõna võtma. Ja selle teema lõpetuseks ma tahan tuua lihtsa näite, ma sõitsin siia, lugesin ajalehest, kui Eesti endise kaitseväe juhataja Heremi käest küsis ajalehe reporter tänases eilses Postimehes avaldatud artiklis, et kas meie parimaks kaitsetööstuse firmaks kuulutatud firmal Frankenburg on ka mõni rakett olemas, siis Herem ütles, jah, lendavaid rakette üks on, aga neid, mis sihtmärki tabavad, ei ole. See tähendab seda, et peab olema väga julge inimene, kes paljaste kättega hakkab tegema asju, mida on võimalik teha ainult suuremassilise relva toel. No mind imestab ja ma arvan ka paljust inimesi imestab, et miks Eesti ajakirjandus kohe jooksis Trumpi süüdistama ja Zelenskit kiitma, ja nüüd veel Kaja Kallas tahab mingit Euroopa juhti valida, kes seda valib, et nii palju lahtisi otsi, et siin tavainimene ei oskagi enam varsti kuhugi poole
samme sättida. Vaata, eestlase identiteet ei ole mitte ühine eestlus või ütleme eestlusele sisu otsimine, eestluse jaatamine, vaid eestlaseks olemine väga paljude jaoks meie ühiskonnas kahjuks on Vene vastasus. Ja eks ajakirjandus lõikab lihtsalt poliitilist profiiti, et ta töötab ju alla Reformierakonnale, osa ajakirjandusest Isamaale. Koos Reformierakonnaga töötatakse alla seal parempoolsetele, Eesti 200-le, sotsiaaldemokraatidele. Need on need osakonnad, mis Reformierakonda toetavad. Ja Isamaa sisuliselt, kuigi ma osasid mehi ja naisi nendest väga lugu pean, kes seal nagu on, nii Tartu tasandil kui riigi tasandil. Aga ma räägin tervikuna, Isamaa kui erakonna roll on olla soo, et kord, kui väga vaja on toetada nii-öelda seda leeri, kus on nagu Keskerakond ja EKRE, aga enamikul aegadel, nagu kui kombinatsioonid oleks niimoodi, et sotsiaaldemokraatide ja Reformierakonnaga saab valitsuse teha, siis toetab, ütleme seda liberaalset, globaalliberaalset suunda. Ja eks ajakirjandus ongi ju nende rahadega kokku pandud nende ärimeeste poolt, kes seda suunda kõike toetavad ja sellepärast nad toetavad ka selle sõja jätkamist ja kõiki, kes püüavad vähegi võistluse häält välja lasta, et seda sõda ära lõpetada, rahu saavutada, inimeste tapmine mõlema poole pealt ja üle maailma lõpetada, asjatu rahade kulutamine lõpetada. Aga vaata, eestlasel on nagu see ka, et Vene riigi külge kuulumisest ühelt poolt on alaväärsuskompleks väga paljudel, et saaks nendele kuradi tibladele ära näidata. Et me ei ole nagu selle poolt, et me oleme teised, me oleme paremad. Võib-olla olemegi ja mitte võib-olla, vaid kindlasti oleme ka teistmoodi. Aga mina, ütleme, kaine inimesena või kaine mõistusliku inimesena ei näe kuidagi seda, vaata, mis on selle Ukraina sõja eesmärgiks seatud, ega ei ole ju tegelikult, kui sa küsid, et meie Riigikogu liikmeid kas või. Et kas Ukraina uus rahvuslik tõus või Ukraina identiteet või Ukraina iseseisvus. Tegelikult ei ole, et läbi kõlab ju see, et me peame Venemaa tükkideks hävitama. Aga see on nüüd tüüpiline bolševike jutt, mille pärast tsaari võim maha võeti ja Nikolai II tagasi astuma sunniti ja lõppkokkuvõttes, millega bolševikud tulid. Ega see pole ju Venemaa sisene jõud, see on väljapoolt saadetud jõud, kes saadeti just Venemaad tükkideks lõhkuma. Et oleks võimalik Venemaa maavarad kasutusele võtta Vene riigi väliste asutuste poole pealt, riikide poole pealt, jõudude poole pealt, kuni selleni välja, et vaata, mida Trump on ette võtnud, föderaalreservi kullavarud auditeerimine, Trump ja Musk. Föderaalreservi tekkimine saigi alguse ju tsaari Venemaa kullast, tsaari Venemaalt ära smuugeldatud kullast, kus ka Eesti Vabariik oli lõppkokkuvõttes osaline. See oligi üks Eesti Vabariigi loomise põhjus ja Eesti Vabariik iseseisva riigina toona oligi Nõukogude Venemaale väga vajalik ja ka lääneriikidele vajalik, et sellist smuugeldamist nagu toime panna. Et täna muide ei ole Eesti Vabariigil ühtegi rahvusvahelises mõttes toimivat põhjust, miks maailm, miks Venemaa, miks ütleme Hiina, miks Ameerika Ühendriigid või ka Saksamaa näiteks vajaksid Eesti Vabariik iseseisvat riiki. Nii et pikk vastus, aga umbes selline see on, et Eesti rahvas, ma ütlen, peaks tegelikult peeglisse vaatama, et mis põhjusel me oleme väidetavalt nii-öelda Zelenski taga või ütleme kõikide nende taga, kes ütlevad seda, et Venemaa peaks põlvili suruma, et kas meil ka midagi reaalpoliitilist siit saada on, et ma saan aru, et kui keegi oleks lubanud Eesti Vabariigile, et näed, et surume Venemaa põlvili ja te saate 10% või kas või 1% ütleme Venemaa varandustest, mis me siis saame, kui me ta ära tükeldame põlvili surume. Keegi ei ole ju seda niimoodi pakkunud, et ikka räägitakse, et 2,6 miljardit tuleb panna sinna ütleme riigikaitsesse. Nüüd, kuna USA tagant ära kukkus, et siis varsti hakkavad suured kampaaniad selle nimel, et veel nii ja naa palju miljardeid panna sisse, selleks, et Venemaa põlvili suruda. Aga minu küsimus on niimoodi, head eestlased, head kodanikud, et mis meie sellest saame? Ma saan aru, et Venemaa ei ole meeldib väga paljudele ja ei meeldi see Vene mentaliteet või mis iganes. Aga kui püüame mõelda kainelt, reaalpoliitiliselt, mida Eesti Vabariik sellest saab, kui tema suur naaber, kes oli, on ja paraku jääb naabriks, kõrvalt kokku kukub, et alati kui mingi suur koloss kokku kukub, pigem ei tasus karta nagu seda, et tükid kukuvad peale ja lömastavad
väikese Eesti ära. Meil on Euroopa Liidus 28 riiki pambuna ja 2 nendest täna, Ungari ja Slovakkia, ei osale sõja käigus. Et kas nemad on siis mingi enam arenenud või vähem arenenud, kuidas see niimoodi on juhtunud? Nemad saavad aru, et see on mõttetu tegevus, aga meie kõik siin, eriti eestlased, rusikad püsti ja kohe kallale. Nad on seal kõige lähemal ja nad näevad, mis see tegelikult toimub. Nende käes on informatsioon, mis määratleb nii Ungari kui ka Slovakkia Vabariigi tänapäeva ja ka lähitulevikku, kogu majanduspoliitilise tulevikku, ja see on nende jaoks hirmu äratav ja sellepärast nad seda võitlevad. Meie vahel on 1500 kilomeetrit ja tohutult palju emotsioone. Ma sõitsin täna siia saatesse tulles, läksin bussi peale Pärnust taksojuhiga, kes oli Nikolaevist pärit ukrainlane. On koos naisega ja lapsega siia põginenud. Ta räägis, kuidas üle tema peadel lendasid ballistilised raketid ja ma sain temast emotsionaalselt sain täiesti aru. Ta ütles, et mul on väga palju sõpru, kes on rindel surma saanud ja mul on palju sõpru, kes on täna rindel. Ja siis me jõudsime ühisele arusaamisele lõpus, 10 minutise teekonna lõpus. Rahu on kõige parem, sellepärast, et ta alguses küll ütles, et kuidas ma hakkan rääkima rahust selle sõduri oma sõbra emale, kes on surma saanud. Ma ütlesin tagale, et sõpra enam tagasi ei too, aga see sõber, kes on praegusel eesliini on, selle võib ellu jätta. Ta oli sellega sunnitud nõustuma ja me lahkusime täiesti normaalses kooskõlas. Mis puutub sellesse, meil ei anna keegi mitte midagi ja meie käest ainult võetakse. See on ka selge, et meil on selline juhtkond, kes eriti praegu oma riigist ei hooli. Meie kõige kindlamaks julgeoleku tagatiseks on meie majandus. Seda ei ütle mina, vaid seda ütleb USA juhtiv majandusanalüütik Jeffrey Sachs, Columbia instituudi professor. Ma ei tea, kas ta on saanud sealt Nobeli preemia või ei ole, aga igal juhul ta on sellele alati väga lähedal seisnud. Ei mäleta seda. Aga tema kuulus kõne Euroopa Parlamendis 2 nädalat tagasi, soovitan kõigile jällegi kuulata. Seal ta ütleb Balti riikide ja Eesti kohta eriti. Arvestage, et teil on sees 25% vene juurtega inimesi või venelasi. Te peate sellega arvestama, te peate sellega elama. Te peate elama sellega, et teil on ühine piir Venemaaga. Te peate arendama oma majandust. Selle asemel, et arendada meie majandust, mis 13 kvartalit järjest langeb. Nüüd langeb ta 14. kvartal. Meie braaver rahandusminister läks parlamendi ütles, et oletatavasti meie majandus hakkab kasvama. Kui rahandusminister räägib, oletatavasti hakkab rahandus kasvama, see on sarnane puhus mingisugust taolise külapreestri, täis joonud külapreestri jutule sellega, et homme saabub meile külla Jeesus Kristus. Et need asjad on sellised, selline väljaütlemine rahandusministri kohta, räägib ainult seda, et tal on täiesti ükskõik, mis selle riigiga toimub. Me ei arenda oma riigi majandust. Ja see, millest meie oleme rääkinud, kas nendes saadetes korduvalt, et tänane sõda loob meile võimalused, mitte minna kaasa nende hullustega, et me hakkame arendama AI-d ja kaitsetööstust. Me peame tegema seda, millest me oleme kõvad. Ja kõvad me oleme seal, kus kohal on ammused traditsioonid ja see on meditsiin pluss biotehnoloogia, kus me olime esimesed, kes Euroopas hakkasid harrastama moodsat lähenemist bioteadustele. Juba aastast 1986 kasutati Eesti Biokeskus, seda potentsiaali peab kasutama, seal on toodetud arvutu hulk inimesi selleks. Pluss meil on täna kõrgelt arenenud põllumajandus, mis on võimeline tootma tunduvalt rohkem, 10 korda rohkem valku teraviljade kaudu, kui seda on võimalik toota piimade lehmi pidades. Sellest räägitakse neile 15 aastat, nad ei kuula seda, nad tahavad hakata tegema Frankenburgis rakette, kusjuures neil ei ole mitte ühtegi spetsialisti, kes oleks võimeline ballistilisi arvutusi läbi viima. Neil ei ole ühtegi spetsialisti, kes tunneks raketikütust. Neil ei ole ühtegi spetsialisti, kes teaks, millised metallikombinatsioonid üleüldse sobivad raketimootoritesse ja kuidas üldse ehitada raketimootorid või kuskalt neid saada. Nad ei tea üldse mitte midagi, nad tulevad ja räägivad. Ma kordan seda, mida ma nägin ja mida igaüks võib näha avalikult kasutuses olevatest
äriregistri andmetest, kus on selgelt ära toodud, et Frankenburgi kolm kvartalit töötanud Frankenburgi käive oli 600 000 eurot, millest enamuse moodustas välja makstud palgad. Kust ta selle raha oli saanud, ma ei tea, arvatavasti Kaitseministeeriumist. Igal juhul seal ei olnud absoluutselt kõige vähematki tegevust. Nüüd ta tunnistati Eesti parimaks kaitsetööstusettevõtteks. Pea konstruktor on Läti kodanik, kes loeb loenguid Riia Tehnikaülikoolis ja Läti kunstiakadeemias. Oota, ja Herem on ka tema selle palga. Herem käest küsiti, kas te olete selle lobiisik. Temaks küsiti, kas te konsulteerite Frankenburgi. Vastus oli kiire ja jahe. Ei. Tähendab, ta näeb juba, Heremi intervjuu jättis äärmiselt sümpaatse mulje. 2 põhjusel. Esiteks, Herem on aus inimene. Ta on selge olnud, ta on näha, ta andis oma intervjuu tavalise kortermaja ees, kus ta elab. Inimene, kes on 8 aastat olnud Kaitseväe juhataja, kõrgetel kohtadel Kaitseväe juhatajas inimene ja ta elab rahulikult oma kortermajas. Järvakandis haldab seal kõrval olevat jalgpalliväljakut, pügab seal muru. Ta jättis äärmiselt sümpaatse inimese mulje. Selge on see, et ta ei ole korruptant. Ta on aus inimene. Ta annab selle intervjuus aga selgelt märku, et ta tuli ära sellepärast, et poliitikud, ta ei usalda neid poliitikud, kes peaks tegema neid otsuseid. Aga fakt on ka see ja seal ta intervjuus ütleb ka seda, et relvi saab toota ainult raha eest ja osta ainult raha eest. Ehk riik peab tootma raha. Aga meie täna ei tooda raha. Meie toodame midagi muud. Me toodame, entroopiat, me toodame kaost selles riigis. Ja see ongi selle asja nimetus. Meil on täiesti vale riigi konstruktsioon ja nüüd me siis nagu kuskil pimedas toas püüame põrgates vastu nurka, püüame leida järgmise orientatsiooni ja satume järgmise nurgase otsa. Jälle lööme oma pea ära ja järgmise nurga otsa lööme pea ära. Tegime Nordpooli, astusime Nordpooli liikmetest, saime endale ülikõrge elektri hinna. Selle asemel teha mingeid järeldusi, me ütleme, et jääme sinna Nordpooli edasi, nüüd ehitame tuulikuid, lapsele ka selge, et see tõstab elektri hinda veelgi. Ja nii edasi. Kogu aeg meie peaminister koperdab seal pimedas toas ringi, käes seotud silmadega, peksab kogu aeg pead vastu müüri ja mitte ühegi valemiga talle selgeks ei tee, et ta võiks tule põlema, panna silmad lahti ja alustada pihta sellest, mida peaks tegema. Majandus langeb, ma kordan, majandus langeb 13 kvartalit järjest ja kõik räägivad tohutut edusammudest. Eesti majandus 2024 oli 77% Eesti majandus aastal 2019. Ja meil ei ole kriisi, meil on kõik hästi. Andrei, ma küsin sinu käest, et selle teema lõpetuseks, et paljud Eesti targad inimesed, enda arvates muidugi, et kui nüüd Trump ja Zelenski lepivad ära, näed sa sihukest võimalust? Ikka näen. Et võivad ära leppida? No reaalsus võib-olla jõuab Zelenskile kohale, selles mõttes leppida. Mitte, et Trump taandub nagu sellest, mis ta ütles, sellepärast, et võib Trumpi nii ja naapidi peksta või öelda, et nii ei ole ilus rääkida. Ega tunnistan ausalt, et ei oleks tahtnud Zelenski positsioonis olla seal kuidagi. Ma arvan, et sina ei oleks ka tahtnud olla nagu seal. Aga keegi ei ole käskinud ka loll olla. Nagu meie peaminister ütles, et loll on raske olla. Et eks Zelenski läks ju sisuliselt mütsiga lööma nagu sama jutuga, et Venemaa on teie ukse taga ja niimoodi, et ookeani siin vahel ei oleks. See on rumal jutt nagu, et sõda ei hakka toimuma Ameerika pinnal. Vähemalt mitte siis, kui see tuumasõjani ei jõua ja eks tuumasõda ära hoida, see on ka üks eesmärk. Sinul sama küsimus, et kas Trump ja Zelenski võivad ära leppida? Osa arvab, et ei, osa arvab, et või jah. USA on 27 triljoniga majandus. Zelenski on 170 miljardiga majandus. Zelenski teatas endas põhilisele sponsorile,
et kui te meile julgeolekugarantiid ei anna, siis ookean teie vahel kaob ja te hakkate tundma sama, mis meie. Selle peale ütles teise riigi president, et sa ei tea, mida me tunneme. USA sammud on arvestatud ette sajandite pikkuse traditsiooniga. Nende välisteenistus on 200 aastat vana. Nad seal ei juhata Ameerika Ühendriikide suhtumist ühesse või teisesse riigi juhti, ei juhata mitte nii palju president kui traditsioonid ja kogu valitsusasutuste suundumus. Ja seda, et USA presidendile näidatakse kätte koht, püütakse näidata kätte koht ovaalkabinetis, ei ole mitte kunagi juhtunud, vähemalt mitte avalikkuse ees. Kindlasti on midagi taolist proovinud ka De Gaulle teha, kui Prantsusmaa lahkus NATO sõjalisest organisatsioonist. Muuseas, see on ka fakt, et Prantsusmaa lahkus NATO sõjalisest organisatsioonist, jättes poliitilisse organisatsiooni. Ja see oli ka põhjus, mis pärast Pariisis endine NATO peakorter, mis asus Pariisis, viidi üle Belgias pealinna Brüsselisse. Et kes seda ajalugu ei mäleta, need võiksid teada, et prantslaste pole siin kaabuga vehkida mitte midagi. Aga avalikkuse ees pole mitte keegi sellega senimaani veel isegi püüdnud hakkama saada. Ja ma kaldun arvama, et USA traditsiooniline välispoliitika lihtsalt ei luba enam kohtuda ei Trumpile, ei Vance'il, Zelenskiga. Keegi teine peab olema see inimene. Nad võivad teha mis tahes jõupingutusse ja seda lepimist ei tule. No seda enam, et ta volitused on ka tegelikult presidendina lõppenud. Peaks ju Ukraina enda põhiseaduse järgi olema ülemraada esimees, presidendi asendaja. Ja ma imestan, miks seda tehtud ei ole. Ta on suur ikoon. Ta on ikoon, ta on just nagu garant selle rahale. Konkreetselt antud raha, antud abi, Biden sidus Zelenskiga. Zelenskil muudeti ikooniks. Eurooplased andsid laenu selle taga. Eurooplased kavavad, eurooplased tagasi hoidlikud, ütlevad, me aitame, meil on kõik tore. Näed, Suurbritannia, me aitame Ukraina kuni võiduka lõpuni ja aitasidki, andsid jälle 2,76 miljardit eurot, aga laenuks. See, mis tagasi maksta, peal intress tähtaeg ja kohe, seda niisama ei anta. Eesti on ainukene, kes on andnud niisama. Kõigepealt Trumpile rääkima, et me Biden ütles, et see on grant, et seda ei ole vaja tagasi maksta. Ütles, et ei ole midagi taolist. Tohtitud maksta. Iga raha tuleb tagasi maksta. Nii et ühesõnaga siin on probleem selles, just nimelt selles ongi kõige tähtsam probleem aru saada sellest, et kavalad eurooplased toimetasid ameeriklased selja taga ja arvasid, et nad saavad järgmisega toimetada, et kui nad nüüd korraldavad ja mul on tunne, et siin on brittide käed, on tugevad mängus selle demaršil, Zelenski demaršil. Nad korraldavad demarši, siis võib juhtuda, et USA annab järgi ja muudab neile oma abi grandiks. Aga nad alahindasid USA riigidepartemangu ajaloolist mälu ja võimet kollektiivselt hinnata olukorda. Ja arvatavasti Rubiole saabunud praegu 100 memod, 100 kokkuvõtted, inimeste ülevaated, arvatavasti CIA agentide ettekanded täna uutele CIA juhtidele. Arvatavasti tänase päeval USA kontrollikotta laekuvad andmed selle kohta, kuidas on ära kasutatud seda raha. Arvatavasti need samased NSA jälgimisandmed, National Security Agency jälgimisandmed kaudselt raha liikumise kohta, et NSA teab praktiliselt, kui ta tahab, siis ta teab iga dollari liikumist, saab jälgida. Arvatavasti need praegu kuhjuvad praegu vastavate osakondadel liikmete laua taga ja sealt tulevad ka otsused. Pange tähele ühte huvitavat asjaolu. Pärast Zelenski lahkumist Valgest Mäest on üks pilt, kus ta läbi klaasi tehtud pilt, kus ta ära sõidab. Hakkasid kohe Euroopas tulema kommentaarid. Euroopa liidrid üksteise järel avaldasid toetust. Üksteise järel käis üle maailma üks laine. Trump on üks kord seda kommenteerinud, Vance ei ole üldse kommenteerinud, Rubio ei ole üldse kommenteerinud seda. CNN-is hästi lühike remark. USA ei kommenteeri, USA mõtleb praegu ja USA vastab.
vastab ka meile. Ja see vastus ei ole meile väga meeldiv. Ma olen selles täiesti kindel. Seepärast, et meil on täpselt sama olukord. Ma tulen tagasi sedasama meie hädade juurde. Ja meie hädade põhipõhjuseks on meie põhiseadusele mitte vastav hääletuskord ja sellest tulenev avaliku tänase seadusandliku ja täidesaatva võimu mittelegitiimsus. Ja see on põhiline. Asi algab juurest. Andro, et kui vaadata, et meie poliitikud, Eesti poliitikud olid mõned aastad tagasi suured USA kummardajad. Täna nad vehivad sinapoole rusikaga, mille peale nad üldse loodavad? Keeruline öelda. Sest ega USA ei ole üks monoliitne üksus muidugi. Nad loodavad USA sõjapartei peale, keda väljendab täna nii-öelda poliitilises elus demokraatlik partei. Eks nad loodavad selle seltskonna võimu peale ja võimule naasmise peale, sest see ei ole ainult, ütleme ju Ameerika siseriiklik probleem, see ongi rahvusvaheline selline globalistlik salapartei või kuidas seda öeldakse, süsteem. Nii et eks nad loodavad, et rahvusvaheliselt see rinne on nagu tugevam kui see rinne, mida esindab täna Donald Trump ja tema kamraadid Ameerika Ühendriikide valitsuses. Euroopas pole neil kellegi peale loota. Siin pole ressurssi, nagu Vambol ütles ilusti. Venemaa peale, Hiina peale nad ei looda. Eks nad loodavad selle peale, et see jõud, mis on nagu Trumpi vastaspartei jõud, et see ei ole surnud. 4 kuud pärast Ameerika Ühendriikide valimiste lõppu täna on käes olukord, kus usaldus Trumpi vastu võib käsitleda nii või naapidi, aga usaldus meeskonna vastu on ülimalt kõrge. Ja millel baseerub see usaldus? Baseerub järgmistel asjaoludel. Esiteks, Muski väljaütlemine Ameerika Ühendriikide riigieelarve seisukohta. Riigieelarve, mille suurusjärgus $7 triljonit, $1 triljon kulub intressite tasumiseks eelnevalt võetud laenude kohta. Laene on 34 triljonit. Maskus, me ei ole võimelised riigina enam eksisteerima, me peame vähendama seda. Riigil tuleb kokku hoida 1 triljon vähemalt, et seda riiki saaks üldse ülal pidada. Ja nad täna teostavad nii-öelda riigi töötajate arvu ja funktsioonide ümberhindamist, olulist ümberhindamist. USAID, see päris kinni ei pandud, aga oluliselt vähendati nende töötajate. Räägi natuke inimest võib-olla tea see USAID. USAID on loodud, ma ei tea, kuskil 40 aastatel vist. See on siuke organisatsioon, mis oma sisult on äärmiselt progressiivne, tähendab, ideelt oli äärmiselt progressiivne. USA aitas arengumaid ja ütleme hädas olevaid riike küll toidu, küll rahalise abiga, küll teadusabiga, igasuguste muude abidega. See USAID pööras nagu kuidagi väga teise suunda ja tänapäeval on ta täiesti ebaefektiivne organisatsioon. Seal on terve rida niisuguseid asju, mida on raske selgitada. Näiteks ma võin tuua niisuguse lihtsa numbri, et 25 aasta jooksul, viimase 25 aasta jooksul, pigem 30 aasta jooksul on USAID toetanud Eesti MTÜ-sid ja SA-sid ja igasugused muid organisatsioone $330 miljonit läbi Sorose fondide. See ei ole päris väike raha, selle raha eest saavad palka päris paljud inimesed. Näiteks Margus Kolga ametikoht ilmselt oli seotud USAID-iga, seepärast nüüd ei olnud ametikohta, nüüd siis vahetati presidendi vastu välja. Arvatavasti, see on küll spekulatsioon, aga ma arvan, see on tõenäoline. Sellega võidab ka väga paljud valimised. Ja, väga paljud valimised võidetakse, seal on sajad MTÜ-d, kes elasid USAID-i raha eest. See on 10 MTÜ-d, kus kogu see USAID-i raha kulus ainult palkade maksmiseks ja tegelikult tegevust nagu ei olnudki. Sellega kasvatati justkui nagu eliiti. Seda enam, USA maksumaksja ei ole huvitatud sellest, et $12 miljoni eest toetada Guatemalas soovahetusoperatsiooni ja nii edasi. Seal
oli Ladina-Ameerika riikidele 542 miljonine abipakett selleks, et nende valimistele osaleda. Seal oli näiteks, on antud raha $22 miljonit selleks, et India valimistele kaasa aidata, India valimistele kaasa aidata, kui seal on 1,5 miljonit inimest, 22 miljonit, mis aitab. Keegi lihtsalt virutas selle jälle kuskilt ära. Ühesõnaga sellele tehti nüüd lõpp peale ja loomulikult enamus sellest kaastöölistest on demokraatide pooldajad ja seal on loomulikult praegu on probleem, suur probleem. Nüüd teine probleem, mis on täna üles tõstetud, on nende pensionisüsteemi efektiivsuse hindamine. Pensionisüsteem on ilmselgesti raiskav. Noh, Trump oma esinemises Mar-de-Lagos tõi näite, et USA's elab üks inimene, kes on 361 aastat vana. Ta on vanem kui Ameerika Ühendriigid. Ta on 361 aastat vana, ta pensioniamet maksab pensioni. See samane, siis on kuskil, ma nägin seda nimekirja, seal on kusagil umbes 300 000 inimest, kes on aastatelt 140 kuni 149 aastat vanad. Et need saavad kõik pensioni sealt. Et noh, see näitab juba, kuidas riik elab üle oma jõu. Siis nüüd see ametnikele saadud kirjas, mida meie ajakirjandus peegeldab nüüd natuke teistmoodi, et taheti kiusata ametnikke, taheti teada, millega nad tegelevad. Tegelikult põhjus oli hoopis milleski muus. Põhjus on selles, et kaudselt teadaolevate andmete kohaselt 10% ametnikest ei töötanud üldse töökohal ja osa neist riigiametnikest, USA riigiametnikest töötasid üldse välismaal hoopis teistes kohtades. Aga palka nad said. Ja noh, see raiskamine selles riigisüsteemis viitab sellele, Musk on öelnud, on valitsuse istungil osakonna juhatajana, ütleb, et ma hoian selle triljoni kokku, aga laske mul rahulikult see asi ära. See loomulikult ei meeldi demokraatlikule parteile, mis lööb selle kogu selle demokraatliku pildi täiesti segi. Ja ka muuseas ka Eestis on täpselt samamoodi, kui me siin jõuaksime nii-öelda selles punktist edasi ja me selle mittelegitiimse valimise ära lõpetaksime, siis meil läbiviidav revisjon tooks enam-vähem samad punktid välja. Ma toon teile ühe näite. Mul on väga hea sõber, kes tegeleb sihukese asjaga nagu vanadekodude äriga. Ta on üks suuremaid, temale kuuluvates vanadekodus elab, ma ei tea, kõige rohkem nüüd inimesi Eestis, aga ta on päris tipus. Ja ta tõi niisuguse näite, et neilt läks minema inimene, lahkus vanadekodust ise oma peaga ja ei tulnudki tagasi ja ei leitudki üles. Ilmselt kuskil siis inimene sai hukka, kas ta uppus või ta jälgi ei ole, surmafakti ei ole, möödus on 18 aastat. Ja Tallinna linna pensioniamet ei suuda seda inimest välja võtta pensionisaajate nimekirjast. Ja neile saadeti kõik see 18 aastat saadeti selle mehe pension. Kui nad ise teatasid, et seda meest meil ei ole, võtke ta sealt nimekirjast maha. Aga need ütles, meil ei ole sihuke seadus maha võtta. Vaadake, see on ainult üks üksik juhtum. Ei, no avalik saladus on ju see, et nii kohalike omavalitsuste üksustes kui riigiametites töötab ju ka parteilasi, kes tegelikult riigi heaks ei tööta, vaid täidavad parteilisi ülesandeid. See on avalik saladus. Ja noh, mina tean vähemalt ühte juhtu, kus inimene elab välismaal ja saab kohalikust võimuorganist palka. Ta ei käi seal, ta ei ole seal ka aastaid käinud, ta kirjutab neile mingisugust aruanded ja ta saab palka, aga ta ei ole üldse Eestis. Üks juhtum. Tähendab, kui meil läbi viia selline puhastus, ma arvan, et tulevad välja päris huvitavad asjad. No vähemalt, et siin meil neid 360 aastase vanuseid inimesi on, aga midagi taolist raiskamist on meil rohkem kui vaja. Et Musk teeb päris niisugust tublit ja tänuväärset tööd. Ja võt see kõik kujundab praegu, miks ma sellest nii pikalt räägin, see kujundab praegu Ameerika, ütleme selle valija arvamust. Trump sai ikkagi mäekõrguse võidu valijameestelt võrreldes selle teise kandidaadi, ma ei mäleta, Kamala Harrisega. Ja tal on tugev mandaat kõige selle asja valitsemiseks. Kusjuures pange tähele, Californias, kus võitis Kamala Harris, seal ei ole tänase päevani veel hääled kokku loetud. Ma ei tea, võib-olla nad loevad järgmist valimiste hääled kokku. Seal on mingisugune jamad jälle, demokraatik, seal osariigis demokraadid võidavad, ei saa hääli kokku kuidagi.
Nad loevad neid ja täna Californias veel loetakse hääli. Et teada on, et valijamehed valiti ära, tühja temaga võitja, see võitja kulutati välja, kõik on korras, aga noh, lõplik häälte lugemine ikka veel jätkub. Et vaevalt nüüd see meiepoolne kisa, mis algas kohe hetkega pärast Zelenski äratoomist, mõjutab mingil moel avalikku arvamust. Avalik arvamus on alati selle poolt, et kui vead välja selgitada, raiskamine ära lõpetada ja tuua tagasi riik sellise seisu, nagu ta on, meeldib kõigile. Ma küsiks sullest, Andro, noor mees, tulevane Tartu linna, võime peaminister, et Kristen Michal Eesti Vabariigi peaministrina tegeleb, jookseb mööda maailma ringi sõjaprobleemidega, tahab veel Ukrainase 25 miljonit anda, aga lasterikaste perede ja meie jaoks väga oluliste teemad ei tegele. Miks ta seda teeb? On teda keegi? Vanasti öeldi, et me jookseme USA pärast, aga nüüd näed pole suhteid enam. Kelle pärast, miks ta nii teeb? Ei, tähendab, minu arvates on asi väga lihtne. No Eesti rahva pärast kindlasti mitte, ega Eesti riigi pärast. Nemad on lihtsalt ideoloogia töötajad, kes viivad oma peremeeste käskusid ellu. Me neid peremeeste nimesid siin nimetama ei hakka, sellepärast ega me nime järgi neid ei tunnegi, nad ongi kardinate taga. See ongi see nii-öelda demokraatlike süsteemide viga, et me tegelikult ei tea, kes on riigi tegelik peremees. Et ideoloogilisi seisukohti esitavad mingisugused käilakujud, aga nemad saavad ju oma jutupunktid ja seisukohad ja selle programmi rahvusvahelistelt koosolekutelt ja koolitustelt, kus nad käivad. No mitte ainult Kristen Michal, vaid ka ütleme, tema Läti kolleeg, Leedu kolleeg, Poola kolleeg, noh kõik ühesõnaga need, kes seal koos käivad. Noh, eks selleks üheks vormiks on näiteks Euroopa Ülemkogu, kus ühtlustatakse need seisukohad, kes seal ette valmistavad, see on ju konkreetsed ametkonnad, kes ette valmistavad need poliitikad ja seisukohad, mida siis Euroopa Liidu riikide valitsusjuhid hakkavad paljundama. Ja no miks lasterikast perekondasid ei toetada, ongi ju see, et vaata nii nagu Ukraina. Ukraina on täna sõjaplatsdarm. Kuskil on vaja suurriikidel sõda pidada. Siis Eesti on ka platsdarm, noh kas ta nüüd otseseks sõjaliseks konfliktiks on, kuigi ühel hetkel võib-olla ka seda, annaks jumal, et mitte. Aga ta on platsdarm, noh ikka rahvusvahelise sõja jaoks, kas või kaubanduses, majanduses, nendes küsimustes. Ja see ei olegi ette nähtud selle jaoks, nii nagu põhiseadus ette näeb, et siin peab Eesti rahvus, keel ja kultuur olema ja peavad olema perekonnad, mis on ju rahvuse püsimise ja edasiminemise alus, kus sünnivad lapsed. Ehk siis see meie tulev põlvkond, kes seda Eesti Vabariiki, Eesti meelt ja Eesti keelt ja Eesti kultuuri edasi viiks. Vaid noh, ta ongi mingisugune platsdarm. Noh, viiakse ellu katseid. Noh, olgu see katse kas või see, et e-valimiste katse. Või et avaliku arvamuse katse. Noh, väikses ühiskonnas testitakse ära, et kuidas on võimalik rahvast mõjutada nendes või nendes küsimustes või mingisugust tehnoloogiat ellu viia. See ongi Eesti tänane roll kahjuks. Ja nii kaua, kuni leidub e-hääletuse entusiaste, kui serverid töötavad, nii kaua, kuni leidub Reformierakonnale kas või üks toetaja, noh hea küll, tegelikult on ikka rohkem, nii kaua, kui leidub Reformierakonnale tuhandeid või 10 000 või 100 000 toetajaid Eesti 200-le, parempoolsetele, sotsiaaldemokraatidele, nii kaua me olemegi see sama platsdarm. Nii kaua ei olegi lootust. Vabala, meil on 6 erakonda, 3 on siis koalitsioonis, 3 on opositsioonis. Aga need 3 erakonda ei taha üldse koostööd teha, et nad oleks nagu opositsioon. Isamaa nagu hüppab siiapoole, hüppab sinnapoole, et miks nad nii teevad ja miks nad ei tee täna selle nimel, noh, mille just Andro siin rääkis, et luua oma kodanikele, Eestis elavate kodanikele paremad elamistingimused, et meie saaksin parem elada, meil ei ole vaja joosta sinna, nüüd ta jälle jookseb see peaminister, ma ei tea kuhu jälle, kus on vaja sõjatrummi puhuma hakata või taguda. Kõik algab riigi ülesehitusest. Kui meie riigi ülesehitus põhiseaduse järgi on parlamentaarne vabariik ehk kõrgema võimu kandja rahvas loovutab iga 4 aasta tagant 101 inimesele seadusandliku võimu volitused. Rahvas on kõrgema võimu kandja ja ta volitab neid. Nendel ainult üksinda selle 101 inimese koosnev Riigikogul on õigus esindada rahvast ja anda välja
nii võimalikke abisid kui ka võtta endale kohustus. Valitsus täidab eelarve raames antud tingimustel ainult sellesama rahva esindajate tahet. nii ta peaks olema. Nii on meil põhiseadus kirjas. Valitsus, võttes vastu otsuse 4 aasta jooksul lähetada Ukrainasse 250 miljonit iga aasta, ei küsinud parlamendilt luba. Selle kohta puudub igasugune seadus. See on seadusvastane. See tähendab seda, Eesti prokuratuuris, Eesti kohtunikkonnas ei ole mitte ühtegi kohtunikku, kes oleksid suutelised selle seaduse lõpu teha. Kui peaminister ütleb, et me saadame Ukrainasse 10 000 mürsku, ma ei tea, kui palju need 10 000 mürsku maksavad, aga räägitakse, et ühe mürsu maksumus on praegu umbes $8000 tükk. Ehk see on ikkagi 10 000 mürsku, 8000, see tähendab seda, et see on meil $80 miljonit. 10 000 mürsu maksumus. Peaminister ütleb, me saadame. Aga kus on parlamendi seadus? Kas parlament on andnud välja vastava seadusparanduse või seaduse, kas ta on viinud sisse riigieelarve paranduse selle kohta, et see on, valitsus võib seda $80 miljonit kulutada selles otstarbeks. Seadust ei ole. Ja niimoodi, sõna-sõnad, nii nagu Andro ütles, me oleme nagu katse polügoon. Meie peal proovitakse, kaugele võib minna, et veel, ütleme, säiliks demokraatia kuvand. Näivus, kuvand, et muster oleks nagu demokraatlik ikka. Vaata, et ei oleks veel autokraatlik, aga samas, ütleme, me kõlbaksime vaateakna peale väljapanekuks, aga sisemiselt, oleme juba nagu viletsad. Vaat kus on see piir? Ja seda piiri pidevalt proovitakse. Me oleme 10 kordi ja kordame isegi see, et täna saates ma ütlesin, elektroonsed valimised ei ole kooskõlas põhiseadusega. Nad ei ole üldse seadustatud. Nüüd võeti vastu mingi hale seadus, aga eelnevad elektroonsed valimised viidi läbi üldse ilma seaduseta. Valimiskomisjoni otsuste ja määruste alusel. Valimiskomisjoni otsuste ja määrused on kohustuslikud valimiskomisjoni töötajatele, aga mitte kellegi muule. Ehk teist sõnadega, see, mis toimus, oli, ütleme, säravalt öeldes niisugune bakhanaalia nimetades. See on niisugune Bakkose pidu pärast seda. Bakkos oli teatavasti niisugune tore, tubli Rooma jumal, kes oli viina jumal, joodi täis ja see on pohmell võiks nimetada, parem eesti keeles. Aga meil on selline riik ja senimaani, kuni see kõik jätkub, seni on see asi jõus. Ja on suur oht, et ta jätkub, sellepärast, et meil on 22 000 ametnikku. 22 000 ametnikku. Kes sõltuvad praeguse koalitsiooni otsust. Nende palk, iga päev saavad palka. Neile makstakse lisakulusid veel lisaks. Neile peetakse mingisugused pidusid, lastel tehakse kingitused. Neil on hea elu on see. 22 000 ametnikul on vähemalt suure tõenäosusega kas siis ametlik abikaasa või siis kodanlik abikaasa või siis vähemalt mingi tüdruksõber. Neid on juba 44 000. Nüüd igal inimesel on vähemalt isa ja ema. 44 000 korrutada veel 8, saame ju 88. Aga nendel isal ja emal on ka oma isa ja ema, kes ka suure tõenäosusega on veel elus. Kui inimesed on enam-vähem, meil ju ametnikkond koosneb suhteliselt noortest inimestest. Lapsed on, lisaks selle lapsed, saab kokku numbri kuskil 160 kuni 180. See on häältebaas. See on häältebaas just nimelt niisugused parteidele, kes harrastavad seadusetust. Neid rahuldab see situatsioon. Kui seaduslikku riigis kehtiks seaduslikkus ja kord, siis ma arvan, et me võiksime sellest 23 000 ametnikust rahuliku südamega umbes 5000 ära saata koju. Pane juurde veel õpetajad, kes võib-olla südames ei tahaks seda toetada, aga tegelikult riigiteenistujatena peavad seda tegema, sest vastasel korral saavad kinga. Jah, võidaks öelda lihtsalt, et sa ei sobi oma kohale ja kogu otsusooviguskomisjoni saades kiri öeldakse, et tehke niisugune otsus, et näed, see mees ei sobi oma kohale või naine ja ei tervit, vaata ise, kus saad. Nüüd ma kuulasin sinu juttu ja mõtlesin, et endine Keskerakonna esimees ja peaminister Jüri Ratas võimul olles, siis ei olnud tal vaja mingisugust eelnõu teha ja tee hääletamine kustuda.
oleks kutsunud selle komisjoni esimehe enda juurde, ütle homsest lõpetad selle pulli, oleks saanud nii teha või? Muidugi. Oleks ka Ütle kohe häälega. Komisjoni esimehest oli vaja ära vahetada ja anda talle vastavad valitsuspoolsed juhtnöörid, see hääletamisviis välja jätta järgmiste valimiste, mitte midagi ei oleks juhtunud. Ei pidanud 3 aastat istuma. Ei pidanud, mitte midagi ei pidanud tegema. Jüri Ratas on tüüpiline selle ametnikkonda esindav kuju, kes elab sellest valimiste toel. Talle meeldib see süsteem. Tal on hakanud nii tugevalt meeldima, et ta ei ole nõus selle süsteemi lõpetamisega. Sest ta ei tea, milles on küsimus. Ta ei tea seda tulemust ette, kui see süsteem nüüd maha matta ja käibest välja viia. Mis siis saab? Vot seda nad kardavad määramatust. Võib-olla nad võidavad, võib-olla nad võidavad ka paberkasti juures. Nende poliitika on nii võrra hea, milles ma isiklikult kahtlen. Aga kõik asjad on võimalikud. Ikka ma mõtlen, et 3 aastat oli Keskerakond, EKRE ja Isamaa võimul. Oleks võinud ära. Vahepeal ma ei tea, mida paari meest taheti kinni panna seal veel. Et nagu tahtsid midagi seal võltsi teha. Ja olid probleemid. Aga see oli, ütleme, et päevaga oleks saanud hakkama. Vambula. 2 tunniga. 2 tunniga. Ei kujutage ette. Ja nad on poliitikud, läheb ühest parteist teise ja inimesed kummardavad endiselt. Ma küsin, Andro, miks me oleme sellist, kas see on meile siis parunite Saksa võimust ajast saadik, see kummardamine Saksa ees, võimu ees sisse koteeritud või lihtsalt ei taha öelda, et loll me tuleb? Noh, sa küsid ka muidugi nii rasket küsimusi, ma ei oska seda psühhoanalüüsi võib-olla nii läbi viia, et Vambola tegi seda ju küllalt hästi, aga no vaata, kui ajalukku minna, ega eestlane ongi, kes eestlane on olnud. Kivivedaja, põllutööline, kubjas, kilter, aidamees. Aga mitte kunagi ei ole ta olnud ju suuremas plaanis nagu see, kes otsustab või see, kes peab vastutama. Vaata, meil öeldakse väga halvasti, et oli parunite aeg ja niimoodi, aga paruni härra oli ikkagi ju see, kes oli mõisa kui käitise või ettevõtte juht, kes pidi töötajate eest hoolitsema ja kes pidi hoolitsema nagu selle eest, et loomad oleks toidetud ja tootmisvahendid oleks korras ja ühesõnaga ta pidi otsustama ja vastutama majanduslikus mõttes. Nemad olid ka need, kes moodustasid Rüütelkonna maapäeva sajandeid. Rüütelkonna maapäeva liikmena paruni härra ei saanud palka erinevalt meie Riigikogu liikmetest. Nemad sinna ainult palga peale lähevadki ja kõrge palga peale, olgu rahvas või puruvaene. Nende palk ikka tõuseb. Vastupidi, paruni härra sai trahvi, kui ta ei läinud Rüütelkonna maapäevale kohale. Osalemine oli kohustuslik. Aga nüüd me näeme Riigikogu saalis nagu seda, et need endiste kiltrite, kubjaste, aidameeste ja kiviraiujate järeltulijad puuduvad. Aga ikka saavad veel kuluhüvitisi, tööd ei tee, kuluhüvitisi saavad, palka saavad. Et eks seda põhjust tasub sealt otsida. Aga see on nii kole jutt ausalt öeldes. Et ausalt öeldes, kui igaüks meist endast peeglisse vaataks, me ei olemegi ju need, kes on need samad kiltrite, kubjast, aidameest järeltulija sinna Riigikogusse upitanud, olgu siis e-häältega või paberhäältega. Andro ütles ühe huvitava asja praegu, just nimelt praegu. Me rääkisime mitu korda, siin olen täna tuletanud meelde, et Eesti majandus on 13 kvartalit järjest langenud. Aga meil hiljaaegu tõsteti kõrgemate riigiametnike palka ja kõigi parlamendi liikmete palka ka tõsteti. See peaks olema just nagu indekseerimine, see peaks langetama, aga tõsteti. See oleks õige. Ehk me oleme jõudnud sihukesesse staadiumisse, kus meid ei huvita üleüldse, mis väljapool toimub. Närige muru. Meil on vaja järgmine palgatõus korraldada, kus just 13 kvartalit järjest on majandus langenud. See on 3,5 aastat. Palka tõstetakse. Töö on alasti tehtud, aga palka tõstetakse. Mis viga nii elada? Ja kui puudu tuleb, siis need samad, kelle palk tõuseb, tõstavad maksukoormust. Täpselt. Ja probleem on selles, et riigis puudub üleüldse igasugune kontseptsioon. Üleüldse igasugune kontseptsioon kõik võimalikest arengutest.
tuleb ausalt üles tunnistada, et enne seda, kui meil oli põlevkivi elekter, mis hirmsasti saastas maad, õhku ja vett, mille vastu ma olen tõsiselt, mulle ei meeldi, kui põletatakse ainet, mis sisaldab 15% põlevat asja, ülejäänud lõu ja kivi, seda kõik aetakse ahju ja miljonite, sadade miljonite tonnide kaupa on see tähendab see Ida-Virumaa ära reostatud, see on kole vastik vaatepilt. aga tuleb tunnistada, et elekter on meil odavam kui Soomes. Nüüd meie kallis kliimaminister ütleb, et te ärge unistagi, olge rahulikud. Teil ongi nüüd kallis, te närige muru, aga palk tõuseb. Ta on oma tööd halvasti teinud. Inimesed ei tule oma eluga toime, aga tema palk tõuseb. Tähendab seda, et meil on see asi on veel sügavama põhjused. Mina ka ei oska psühhoanalüüsi teha. Sa kutsu järgmine kord siia Mälberg, las Mälberg räägib. Mälberg on õppinud psühholoog ja ta oskab psühhoanalüüsi teha. Ta tunneb, et ta võiks näiteks kutsuda siia Jüri Alliku ja Mälbergi rääkima. Nemad on kõrgtased, head psühholoogid. Et võib-olla meil see ema-teemaga nii sees, et see ei tulegi välja. No ma ei oska öelda, sellepärast, et nemad on õppinud peale selle. Jüri Allik on 4 tähe akadeemik, ta on mitme ülikooli audoktor ja ta võib-olla tõepoolest oleks vajalik korra teha analüüs, süvaanalüüs sellele süsteemile, mis meil valitseb, aga mulle tuletab see meelde ühte niisugust Franz Kafka teost. See ei ole mitte protsess on liiga keerukas. Franz Kafka on kirjutanud ühe niisuguse teose, mille nimi on Loss. Tegevus toimub Lossis ja peategelas on maamõõtja, kes Lossis mõõdab maad. Vot selline on Tšehhi juudi Franz Kafka peas kujunenud kuvand võimalikust, no ütleme, skisofreenilisest maailmast. Maamõõtja, kes mõõdab Lossis maad. Aga ma küsin, et veel kord, et opositsioon, Keskerakond, Isamaa ja EKRE. Miks nad ei saavutada seda, et avaldada rohkem survet, kutsuda rahvast. No täna on siuke olukord, meid tahetakse sõtta vedada. Aga kes selle loo annab, et sõtta minna? Nad ei taha, saad aru. Kunagi oli mul üks äärmiselt tark ülemus. Ta esitas mulle noorele mehele küsimuse. Miks kaamel ei söö telliskivi? Ma ei tea. Ma mõtlesin tükk aega, ma olin siis 23 aastat. Mõtlesin, käisin, rääkisin, mina ei oska. Ei taha. Kui tahaks, siis sööks. Saad aru, nad ei taha. Selles on kogu, neil on väga hea elu, me rääkisime just, et nad saavad palka, riik maksab poliitilise parteidele toetust. Nad on austust väärsevad inimesed, isegi nende lapsed saavad kingituste riigi käest. Mis pärast tal on vaja seda süsteemi lõhkuda? Tal ei ole seda süsteemi lõhkuda vaja. No siis ärgu erisegu ja olgu siis vait, aga erisevad, aga tegu ei ole. Tegu, mis näitab tulemust. Tulemus on see, et see valitsus tuleb välja vahetada. Selle valitsuse välja vahetamine on Eesti rahva elulistes huvides. Ja ma ennustan ette seda valitsus vahetatakse välja lähemate kuude jooksul. Ja selle välja vahetamise tingivad välised asjaolud, mitte sisemised asjaolud. See on asi. Eesti praeguse valitsemissüsteemi juures seda valitsust legitiimselt välja vahetada ei saa ja mina ei kutsu mingile revolutsioonile ega vägivallale. Mitte mingil juhul ei tohi rakendada demokraatlikus riigis vägivalda. Kui sa isegi näed, et seadust rikutakse ja rikutakse jõhkralt, siis sa ei tohi selle seaduse rikkumise vastu astuda omakorda seadust rikkudes. See tähendab seda, et meil peab olema evolutsiooniline areng, ühiskond peab jõudma ise arusaamisele, et see süsteem tuleb ära vahetada, aga ma kardan, et täna tuleb see tõuge väljaspoolt. Tänases äärmiselt keerulises välispoliitilises olukorras. Siia tuleb Kentmani tänavalt see korraldus. Mina ausalt öeldes ka kodanikuna lootsin seda vahetult enne Trumpi presidendiks valimist ja ma siiamaani loodan, et ühel hetkel antakse korraldus mõni koalitsioonipartner välja vahetada.
muidugi võib-olla vahetatakse ka Reformierakond kui selline välja, et see eeldaks ilmselt siis tänast matemaatikat kasutades peaaegu kõikide teiste koalitsioonierakondade koalitsioonivalitsust. Noh, seda on muidugi väga raske ette näha, sest nad on ju nagu luik, haug ja vähk. Aga samas, kui tuleb peremehe korraldus, siis seda ka tehakse. Eesti vajab erakorralisi valimisi. See on ainus viis praegusest tupikseisust pääsemiseks. Ma ei usu, et keegi lääne demokraatlikus süsteemis hakkab mängima diktaatori rolli, kes annab otseseid korraldusi. Antakse väga selgeid märke teie demokraatia võimetusest tulla toime riigisisese tekkinud olukorraga. Ehk mille ainsa ja kui ei leita muud võimalust ja kui analüütikud muud võimalust ei leita, siis püütakse olemasolevatele erinevate poliitiliste jõududele selgeks teha see, et on väga vaja läbi viia erakorralised valimised. Selleks, et kord selgeks teha järjekordselt üksainus asi, valija tegelik tahe. Me oleme selle valija tegeliku tahtes sinuga rääkinud Rago Raadio saadetes 3 aastat. Me ei tea valija tegelikku tahet ja me oleme jõudnudki selles samasse punkti, mida Andro tõigi välja. Meil on 13 kvartalit majanduslangus ja meie juhtide palgad tõusevad. See küll ei ole nüüd kuidagi seotud valija tahtega. Ma ei usu, et see valija nii rumal on, et ta seda heaks kiidaks. Järelikult me oleme jõudnud punkti, kus enam edasi nii ei saa. Ja viimane küsimus teile, härras, et ma hakkan nooremast mehest, kes kandideerib Tartu linnas ja tahab linnapeaks saada. Me kõik toetame teda, sest ta on tark ja ettenägelik härrasmees. Aga ma küsin, meie takistuseks täna on e-valimised. Mida sa ütled siin täna, näed siin otsa eetris inimestele e-valimiste suhtes? Ma tean, et nad on laisad, hommikul tuleb üles, paneb pitsi konni, paneb valib ära ja töö on tehtud. Ei no vaata, me räägime ju nendest e-valimise kahjulikkusest ja miks seda teha ei saaks, ei tohiks. Ja eks me juba selle tegevusega torpeteerime seda. Räägime, mõni paneb kõrva taha, paneme bussid käima, me kutsume eksperte rääkima, meil on ju veel aega nendel valimistel. Mitte palju, aga me teeme kõik, mis on meie võimsuses. Näed, eelmine kord Vambola ka ilusti ju rääkis seda, et me hakkame nõudma paberhääletamise puhul läbipaistvaid kaste. Me kutsume üles inimesi, vaatajaid, isegi mitte ainult Tartust, vaid üle Eesti. Tulge valimisvaatlejateks. Kirjutage meile, andke oma nimi üles, tulge valimisvaatlejateks. Eelkõige e-valimiste vaatlejateks, aga ka jaoskondades vaatlejateks. Sest vaata, kui võim tunneb nagu seda, et keegi talle kuklasse hingab, siis on keerulisem ka võimalikku pettust läbi viia. No, eks see saabki olla meie lahendus. Täna me seadust muuta ei saa, valimiskomisjoni esimeest me välja vahetada ei saa. Me ei ole võimul, lihtsalt seda saab teha see, kes on võimul. Aga mida me teha saame, me saame ühise jõuga teiega head televaatajad ja raadiokuulajad kuklasse hingata neile, kes võivad tahta valimisi võltsida, olgu paberi peal või olgu elektrooniliselt. Andro ütles e-valimiste kohta kõik ära. Ma vaataks seda asja hoopis teise külje pealt. Vaadake, kallid kaaskodanikud. Lähme aastasse tagasi 1989. Viktor Orban, dissident, vangis istunud inimene, viis Ungaris läbi massiaktsiooni, mille tulemusena kukkus Ungari valitsus, kommunistide valitsus. Kuigi Ungaris oli tol ajal 100 000 nõukogude sõjaväelase, hulga tanke, Ungari enda rahvaarmee. Ometi rahvas võitis. Praha tema üksi alustas. Koos kaaskonna inimestega, väga vähese arvu inimestega. Prahas Sammeti revolutsiooni käigus võitis president Václav Havel. Olukord täpselt sama. Kommunistide võim, karistusaparaat, politsei. Ma ei tea, kuidas seda nende kohalikku KGB-d nimetati, ma ei mäleta. Pluss sõjavägi, kõik oli olemas. Rahvas tuli tänavatele ja võitis. Idee oli õige.
edasi Poola, Lech Walesa. Danski laevaehitustehase elektrik praktiliselt üksi lõi solidaarsuse liikumise. Ametiühingu nimega Solidaarsus. Üksi. Miks? Aga sellepärast tal oli õigus. Idee oli õige. Täpselt sama oli meie laulva revolutsiooniga. Meil oli ka siin Balti sõjaväeringkonnas oli 320 000 Vene sõjaväelast. Tohutu armaada tanke, tuumarelv ja oli siin Tartus sees. KGB, kompartei, Eestis oli kompartei liikmed 94 000, ma ei tea, Lätis oli no ju vähem ei olnud. Täis massiline armee kommuniste, rahvas laulis ja võim muutus. Täna on midagi taolist. Võim, kes ei suuda enam esindada rahva huve, peab muutuma. Ja ta muutub seadusandlikus korras, vastavalt rahva tahtele. Vot see on see, mida, kas on see, et e-valimised on see põhiteema või on siis kellegi suundumus või siis murrab ka viimane õlekõrs selle kaameli selgroo. Aga täna on situatsioon viidud peaaegu et kriitilise piirini. Ja sealt tuleb murdumine. Kas me seda tahame või ei taha, sealt tuleb murdumine. Kui minu käest küsida, ma olen eelnevalt ajärgul kirjeldatud sündmused ise läbi elanud. Kui oleks keegi küsinud minu käest, kes ma omasin tol ajal 91. aastal ikka üle keskmise informatsiooni taset oleks keegi öelnud mulle, et 3 päevaga laguneb Nõukogude Liit ära augustikuus, ma oleks naernud selle inimese välja. Me teadsime kõik, et ta laguneb, et 3 päevaga. Me ei oskanud seda ette kujutada. Täpselt sama on täna. Me ei tea, mis sünnib. Täpselt inimeste kannatused on viidud kriitilise piirini. Ja see on see probleem. Mul oli üks sõber, kõige lõpus ütlen, kes ütles järgmised kuldsed sõnad. Ütles, et ega me ei mähkanud mässama sellepärast, et meil vorsti ei olnud. Vorsti ei oleks meil ise toota. Me hakkasime mässama sellepärast, et kooli hakati kinni panema. Ja pange tähele, meil pannakse jälle kooli kinni. Andor, ütle lõputuseks. Tegutseme. Teine peab saada, Tegutseme. No nii, head YouTube'i kuulajad, see oli tänane Toomas Pauri autorisaade ja mis kõige tähtsam, olge head, vahel kui aega jääb peale täiskõhtu, istudes koos abikaasa ja laste või ämma ja äiaga, mõelge, me peame oma olukorda ise muutma, mitte keegi teine seda muutma ei tule. Kelle õhtut. Aitäh.